Keeleneet tehti siis roostes naelaga. Viru Hesburgeri vetsu, ma olin 13-aastane. Tulid kanüülide haaknõeltega. Tegin nüüd kodus. Seda on näha, et sa tegid kodus. Iluprotseduuride kodus ise tegemine ei ole midagi uut. Juukseid värvitakse kodus, tehakse endale ise maniküüri, vahatatakse jalgu, aga kas kuskil peaks jooksma piir? Just niimoodi augustatakse ennast kodus. Keelt, huuli, kõrvasid, ilma professionaalita, tavaliselt ilma igasuguse steriilsuseta ja kommentaarid on oh my god, nii ilus, tahan ka. See video inspireeris mind enda kõrva augustama. Inimesed on oma keha kaunistanud tuhandeid aastaid, erinevates kultuurides, erinevatel põhjustel. Ja ka see ei ole uus, et seda tehakse kodus või pargis või avalikus WC-s. Juba 70-ndatel ja 80-ndatel tegid pungi kultuuris olevad inimesed ise endale auke. Haaknõelaga, knopkaga, mis iganes parasjagu käepärast oli. See oli osa mässust ja eneseväljendusest. Omal ajal me käisime Hirvepargis hästi tihti, nagu noored punkarid. Ja seal oli nagu hästi populaarne, et mingi tulid kanüülide, haaknõeltega asjadega ja siis igast kõrvad, kõik asjad sai tehtud. Täitsa endalegi on kunagi pargipingil need tehtud ja ma ei ole üldse uhke selle üle. Eks ta on ikkagi nagu mingit sorti rebellion. Ma nüüd ei tea, mille vastu, sest et meie omal ajal olime kõvad siuksed, et ja valitsus on halb ja kõik siuke reaalne, kus tegelikult me olime lihtsalt jumala rumalad. Valitsus on halb, teeme endale pargis needid. Midagi siukest just. Aga vahe on selles, et siis me ei näinud seda. See ei olnud meil nina all algoritmis. Kui keegi ennast augustas, siis seda nägi tema sõpruskond, mitte terve internet. Täna on olukord teine. Kui palju sa oled kuulnud sellest, et noored needistavad ennast ise? Palju. Aegade algusest saadik praeguseni välja, et see kogu aeg on olnud ikkagi, sest et vanasti oli see natuke teistmoodi, eks ole, et siis oli see, et hängiti kuskil siin mingi varblasel või kus nad siin olid vanasti, eks ole, ja siis tehti neid auke muidugi mille iganesega, et loomulikult klassika, eks ole, sukanõelad, aga meil siin pikantsemad näited on isegi lihtsalt muru seest leitud roostes nael ja pigem ongi see, et tänapäeval lihtsalt see ise tegemine jätab mulje natukene professionaalsusest rohkem, kui ta vanasti jättis võib-olla, aga see ei tähenda, et ta oleks parem. Küsisin ka teie käest, kas te olete ise ennast kunagi needistanud? Kuhu ja millega? Ja vastused olid haaknõelaga kulmuneet, smiley ja septum. Õmblusnõelaga, haaknõelaga ja süstlanõelaga kokku augustanud vist umbes 8 korda, pluss töökaaslastele 2 korda. Schnellipargi peldikus kulmuneet, puhastuseks minilauaviin. Kaubamaja WC-s kanüüliga keeleneet 12-aastaselt. Mis värk nende peldikutega siin on? Olen ennast 20+ korda needistanud ja üritanud ka keelt poolitada. 1 kõrvaaugu tegin, ise kardan verd ja valu, nutsin ja tegin. Ja võib-olla kõige olulisem vastus siit. Tegin ise endale septumi, kuna olin alaealine ja ema ei olnud nõus luba andma. See ei ole üksik juhtum. See on tegelikult üks levinumaid põhjuseid, miks õmblussahtli poole pöördutakse. Kui sa oled noor ja tahad oma kehaga midagi teha, siis sa ei taha oodata. Ja kui keegi ütleb ei, siis see ei tähenda, et see tahtmine kaoks ära. See lihtsalt muutub salajaseks. Ja niimoodi see juhtubki. Mitte stuudios, vaid Schnellipargi peldikus. Miks just seal? Me ei leidnud teist kohta, kus teha seda väga. Salongis? Vanemad ei lubanud, ma pidin ootama ja siis mul ei olnud kannatust nii kaua oodata. Kui sa oleksid pöördunud oma vanemate poole, et ma tahan seda niikuinii, kas nad siis oleks ikka ei öelnud või? Ma olin juba mingi aasta aega rääkinud neile sellest ja siis ma ei jaksanud enam oodata. Mu sõbranna rääkis, kuidas ta on nagu varem neete teinud ja siis ma ütlesin, et kuule, kas saaks mulle teha seda, et ma ei jaksa oodata, kui mu ema laseb mul teha seda. Alternatiivas saavad alaealised augustamas käia vaid vanema loaga. Alla 14-aastastega peab lapsevanem salongis kaasas olema ja alates 15. eluaastast piisab vanema digiallkirjastatud nõusolekust. Keelamine tegelikult ju ei aita midagi. Et kas parem on see noor ära keelata või siis suunata, kokku leppida, et läheks nagu vähemalt turvaliselt. Noor teeb niikuinii. Kui vanem kahtleb, kas peaks lubama,
lihtsalt helistagu meile. Me hea meelega seletame ära, mis on riskid ja mis on reaalsus. Kui seesama 12-aastane ähvardab, et ta hakkab endale kodus septumit tegema, teeme ära. 0 probleemi, isegi kui ta loobub, sealt ei jää ju isegi armi näha ega mitte midagi, et tegelikult miks mitte. Ja varem või hiljem ta kasvab sellest välja ja ma arvan, et see on fine. Kui sa oled noor, siis teine suur põhjus on ka lihtsalt raha. Professionaalne needistamine sõltuvalt kohast maksab umbes 30 kuni 80 eurot. Ja kui su vanemad ei anna oma luba, siis nad veel vähem annavad selle jaoks raha. Ja siis tundubki loogiline asi ise ära teha. Needistamine on kallis lõpuni öelda. Praegu ma ei oska sulle peast baashindusi öelda, kui ma tahaks öelda, et mingi keskmine auk ilma ehteta on juba 30 eurot näiteks. Minul omal ajal taskuraha oli, kui ma olin 15, oli siuke 20 euri nädalas. Et ei jäädi appi kuidagi. See, mille eest sa stuudios maksad, ei ole lihtsalt auk. Sa maksad steriilsuse, kogemuse ja teadmiste eest, et kuhu tohib torgata ja kuhu ei tohi. Nemad ise, kes kodus teevad, ei oska arvestada kõikide anatoomiliste eripärade ja kõige muu säärasega, et tegelikult see risk on ikkagi päris suur, mille inimene kogemata endale teadmatusest võtta võib. Kas sul on mõni need ka natukene valesti läinud? Jaa, ma tegin selle vasakpoolse esimesena. Ja siis ma olin jumala veendunud, et see on ilusti keskel. Ei ole. Aasta hiljem ma sain sellest aru ja ma pidin endale teise kõrvale tegema. Aga tänaseks päevaks nad ikkagi tegelikult on siuke paar millimeetrit üksteisest üleval ja all, nii et ma pean siin kandma erinevaid neete, et nad näeksid sümmetrilised välja. Üks asi on see, kui neet läheb natuke viltu, aga see on parim versioon ebaõnnestunud needist, mis saaks juhtuda. 2021 suri 15-aastane tüdruk, kes tegi endale kodus kulmuneedi. Sinna tekkis paar päeva hiljem infektsioon, mis läks talle silma edasi. Raske infektsioon viis ta haiglaravile ning intensiivravis viibides tabasid teismelist mitmed südameseiskused, mille tõttu ta ka suri. Arstid ütlesid, et isegi kui ta oleks ellu jäänud, oleks ta täielikult pime. Millised need ohud on, kui sa teed kodus ise ikkagi? Seinast seina. Kust me alustame? Jah, täpselt, kust me alustame? Seinast seina. Kõige see lihtsam ongi see, et lihtsalt sa ei tee seda puhtalt. Need videod ka alati naerma, et ma teen kõik väga puhtalt, puhastab ära, paljad käed loomulikult puhastab ära, siis näpib oma nina vahepeal, siis katsub neid tange, siis võtab nõela kätte, paneb uuesti maha, siis võtab ehte, võrdleb seda niimoodi umbes, et seal sa jõuad 16 korda katsuda kõike ja selleks ajaks, kui selle augu tegemiseni jõuad, on asi puhtusest väga kaugel. Miks sa arvasid, et see on turvaline? Ma ta on teistele ka teinud neid ja siis ma mõtlesin, et kuna ta oskab, siis ma lasen teha. Ja kas sa praegu nüüd, kui sa oled vanem, kas sa teeks uuesti seda? Ma ei usu väga. Nüüd ma teeks ikkagi salongis selle. Seal on miljon üks asja, mis saab valesti minna. Alustab juba hügienist. Koduste vahenditega sa ei saa seda nii steriilseks. Sul potentsiaalselt need asjad ei ole nii teravad, kui nad võiks olla, sest needistusnõel ise on üliterav. Et näiteks kui mul on lugu ka sellega, kuidas ma oma kõrva ise tegin industriaali omal ajal ja selle ma tegin siukse, mis haaknõel võis olla umbes nii pikk. Ja lihtsalt korraga raksti läbi ja see paranemine oli jube. Lõpuks ma üldse võtsingi tervest, et eestpoolt mul on isegi kerge kõhrekahjustus tänu sellele. Võib lõppeda hästi, võtad ehte välja, võtad mingi ibuprofeeni, chill, eks ole. Aga meil on ka sattunud neid õnnetukesi, kes on teinud siia üles kõhre näiteks ja kellel on nii tugev põletik tekkinud, et kõhr varisebki kokku ja sureb ära ja siis on see nagu poksijatel, see siuke cauliflower, siuke kokku lõtsutud kõrv seal pärast, eks ole. Mina näiteks isiklikult väärtustan oma aega sellega, et ma lähen professionaali juurde ja kui ma ise oskan selle eest edasi pärast õigesti hoolt kanda, siis ma tean, et risk on põhimõtteliselt minimaalne. Septum on siuke, mida hästi palju tehakse ise. Need on jah siuksed, mis iganes suunades, eks ole, ja siis hästi alt tehakse sageli, et ta niimoodi tilpneb siin. Paar ekstreemset on ka, kes on suutnud täitsa ülevad sellest paksust kõhrest läbi suruda. Jällegist peab tahtejõudu olema inimesel, eks ole. Vanasti olid need 2 huuleneeti olid hästi popid, et siis seal põhiline on see, et pannakse liiga lühike ehe. Mingi ühel poisil me reaalselt lõpuks pidime, oligi skalpelliga reaalselt tagant lahti, sest ta on totaalselt seal naha sees juba kinni pealt kasvanud. Küsitlusest ja sotsiaalmeedias levivatest videotest näeme, et väga harva kasutatakse päriselt needistamiseks mõeldud nõelasid. Populaarsed ongi haaknõelad, sukanõelad, odavad needistamise masinad ja mida kõike veel.
aga miks on nii oluline kasutada õiget nõela? tulin siin augustama, no. Oota, kus ma see nüüd? See on nii hull. Mis vahe on siis mu sukanõelal, mu Sheini ühekordsel ja siis mu püstolil? Nii, okei. No tegelikult sellega see kurb osa ongi see, et need kõik 3 meetodit, nad tegelikult tekitavad sulle samasuguse füüsilise trauma, ehk siis ta tekitab rebestusi, aga siis see kapsel võib-olla vähem, sest jällegi sinu enda jõud on see, mis seda teeb, aga see püstoli variant, ta lihtsalt veel võib tekitada ka löögivigastuse. See tegelikult, et auk hästi paraneks, on vaja sinna kõhra sisse lõigata sileauk. Seda siis teeme meie, kui me kasutame nõela, eks ole, mis on siis keha augustamiseks ette nähtud. Aga need esemed, need ju ei lõika, nad lihtsalt löövad. Läheb, oh my god, Siin on see korralik arm. See viitab sellele, et kas sa oled mitu korda surkinud või sa oled pannud siia paranevasse auku mingi ehte, mis ei sobi auguga üldse, sest siin on nagu sellest ehtest jäänud niisugune korralik arm. Igatahes need ei paranenud kunagi ära. Teeme nüüd nii, et sa tõused korraks püsti ja keerad mulle seljaga. Siis ma joonistan, keera mulle selg, päris pikk. Ma joonistan ka need kohad, kust kohast augud peaksid välja tulema, et sul oleks võimalikult mugav kanda ehteid ja ehe vaataks ka õiges suunas. Nii, sa võid tagasi. Sükest asja kodus küll ei tehtud. Ei tehtud. Nii. Ja ehe on sees. Ka välja. Tubli. See käis praegu kõik nii kähku ja see nii-öelda see ebameeldiv osa, kus sa selle ehte pead sisse saama, aga kodus ei ole ju sükest nõela, kus sa selle lükkad veel sisse. See on selline instrument, kus ta nagu läheb ehtega ühte, saabki sujuvalt võtta. Nii, aga kodus oli see, et sukanäel välja ja siis sa üritad sealt samast august, need ju kasvavad hästi kähku. Nad vajuvad kokku. Nad lähevad kinni ja sa üritad sealt samast sukanäelega pandud august seda ehet veel sisse suruda, sa ei leia seda tagant auku üle hästi, sa surgid seal sees ringi ja see on võib-olla põhjus, miks mul see armastel oli. Nii et ärge tehke palun kodus need. Ja mis sa siis ütleksid praegu nendele noortele, kes tahavad kodus või pargis või Schnelli peldikus endale neeti teha? Minge salongi palun. Päriselt, see ei ole väärt seda riski. Sest et esiteks üks moment, neetidega vähemalt on see eelis, et sa saate ära võtta, kui see ära tüütab. Aga need armid võivad jääda päris koledad ja kui ta on veel sul koledasti ja valesti tehtud, siis no ma ei tea, kas sa tahad nagu eluaeg sellega elada. Tänaseks päevaks isiklikult ma ei näe ühte põhjust ka, et ma peaks endale ise veel neete tegema. Mis ütleksid noortele kodus, kes ikka mõtlevad, et teen ise? Ära tee. I know wild. Kui sa siis siin oled, siis ära nuta, eks ole, kui me peame selle ette eemaldama ja sulle natuke moraali lugema. Tuleks lapsega mingile kompromissile jõuda, et millal teha seda, on koolis hästi või niimoodi, et siis saab, et jõuaksite kompromissile niimoodi. Aga keelata ei tasu? Keelata ei tasu, sest nad teevad muidu nagunii selle ära. Sotsiaalmeedia näitab ainult ilusaid tulemusi. Keegi ei postita seda, kui midagi läheb valesti. Ma ei oota, et see video lõpetaks põlve otsas augustamist, aga äkki te teete seda vähemalt natukene turvalisemalt. Aga kuidas teiega on lood? Kas teil on mõni õnnestunud või ebaõnnestunud auk? Jätke oma mõtted ja kogemused kommentaaridesse.